Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, me avame tänase koosoleku, mille teemaks on siis eestikeelsele õppele üleminekul eelarvevahendite kasutamine. Ja meil on kutsutud, proua minister on vist lähetuses, ei saanud osaleda, aga meil on kutsutud siis Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika asekantsler proua Kairi Kaldoja, eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juhataja Helna Karu, Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, Tallinna linnapea härra Peeter Raudsepp, kuna Tallinna linn on raskuspunkt eestikeelsele haridusele üleminekul, abilinnapea härra Kante ja Haridusameti juhataja härra Kaarel Rundu ning Riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni. Ja ma annaksin kõigepealt siis kutsututele sõna, et tutvustada siis eestikeelsele haridusele üleminekut ja ennekõike ka rahalisest vaatest, mis rahalisi vahendeid jäi eelmisel aastal ka riigil järgi, mis siis et ma annaksin siis kõigepealt sõna riigi esindajatele, omavalitsuse esindajatele, et palun kõigepealt siis proua Kairi Kaldoja, et milline on riigi poolt planeeritavad need rahalised vahendid järgnevateks aastateks ja kuidas nende vahendite täitmine on olnud varasemalt. Proua Kaldoja, palun. Ja tere hommikust, kas mind on kuulda ilusti? Jah. Väga hästi. Ja selles mõttes on väga tore, et komisjoni see teema huvitab. Ja üldises plaanis saan öelda, et eestikeelsele haridusele üleminek sujub ja seda siis nii rahaliste vahendite kui ka sisulise poole pealt. Et on ju käinud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve kontrollimas seda, kuidas konkreetsemalt Ida-Virumaal läheb siis keeleküsimustega ülemineku kontekstis ja see kontroll toimus nüüdseks juba aasta tagasi. Fokusseeritud oli see sellele, et kas ja kui paljud õpetajad keelenõuetele vastavad ja koos Keeleametiga see tehtud sai, kuna Keeleameti juht ka täna siin on, et siis sellest teemast natukene võib ka tema lähemalt rääkida, aga ütleme, et hetkeseis on see, et õpetajate vaates kõikide üleminekuklasside ehk siis nende klasside ees, kus õppetöö peab toimuma eesti keeles, seisavad õpetajad, kes valdavad keelt nõutaval tasemel. Nüüd, mis puudutab seda õpetamismetoodika poolt, siis tõepoolest seal arenguruumi veel on ja sellega ka nii sellel kui järgmisel aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi erinevate koolitus- ja arenguprogrammide kaudu väga põhjalikult tegeleb. Nüüd, kui eelarvest konkreetsemalt rääkida, siis püüdsime eile saada ka täpsemalt seda fookust, et kas huvi pakub jääk, kas huvi pakub mingisugune pikem periood ja endale siis selgeks teha piisavalt detailselt, et täna suuta teie küsimustele ka vajadusel vastata. Et eelmisel aastal tõepoolest ütleme siis üle-eelmisel aastal tekkis tõepoolest võrdlemisi suur jääk eestikeelsele haridusele ülemineku eelarvest ja selle tõttu sai sealt eelarvest ka osa riigieelarvesse tagastatud. Nüüd sellel aastal, eelmist aastat vaadates on see pilt, oluliselt, kuidas ma siis ütlen, parem, et tõepoolest on jäänud väike jääk seal eelarves 3 miljonit umbes eurot, aga see tuleneb suuresti sellest, ütleme suurem osa sellest moodustab nüüd Ida-Viru haridustöötajate palgalisa, mida siis vastava määruse alul makstakse nendele inimestele, kes lähevad Ida-Virumaale kas siis õpetajateks koolidesse, lasteaedadesse, tugispetsialistideks ja kuivõrd seda on väga keeruline prognoosida, kui palju neid inimesi täpselt sinna läheb. Lisaks koolid väga tihti ei tee ka õigeid märkeid Eesti hariduse infosüsteemi ehk siis EHIS-esse õigel ajal ära, siis sellest arvestuslikust eelarvest on üle jäänud üsna suur summa. Lisaks on ka kohalikud omavalitsused siis pidanud tagastama sealt selle eelarve realt raha, kuivõrd näiteks on lõpetatud õpetajatega töölepingud, kas siis enne tähtaega on olnud pikemad haiguslehed, õpetajad on ise töölt ära läinud. Et see on rida, mis moodustab sellest 3 miljonilisest jäägist, ütleme, kõige suurema osa. Ja tegelikult siin on ei saa kindlasti öelda, et see on kuidagi olnud vale või halb planeerimine, sellepärast et siin neid muutujaid, millega siis opereerida ja millega mängida on päris palju. Ja teine suurem osa on samuti siis ülejääk ühest olulisemast toetusblokist, mis on siis keeleõppetoetused. Keeleõppetoetusi täna on üsna erinevaid liike, erinevaid tüüpe, vastavalt siis sellele, millist toetust kool või haridusasutus vajab. Ja ka seal on see ülejääk tingitud sellest, et see prognoos, et kui paljud siis seda keeleõppetoetust
keeleõppetoetust vajavad, on olnud siis suurem kui see reaalne vajadus, mis on kohalikest omavalitsustest ja haridusasutustest tulnud. Et need on sellised kaks suuremat ülejäägi kohta, mis siis kogumis umbes 3 miljonit seda jääki on tekitanud. Üldises plaanis selle eelarve kohta minu poolt kõik, et Helna Karu võib-olla midagi siia veel täpsustab, et tema on nende asjadega kindlasti detailsemalt kursis. Aitäh teile ja ma annaksin sõna siis proua Karule, on teil siis sisu või ka eelarvelise täitmise osa pealt ka omapoolne vaade ka? Tere, aitäh teile. Olen ma hästi kosta teile? Jah. Ja, et saan siin ainult kinnitada Kairi Kaldaja poolt öeldud sõnu, et tõepoolest see jääk on tekkinud nendest 2 meetmest. Neid meetmeid on eelarveliselt keeruline prognoosida, kuna tõepoolest muutujaid on palju. Ja tõsi on ka see, et teeme koolidega tööd selles suunas, et EHISE andmed saaksid õigel ajal õigeks. Siin on päris palju murekohti EHISE täitmisega ja seetõttu hoiame just nimelt nendel mõlemal meetmel hästi tugevalt silma peal, et kuidas need EHISE andmed sisse kantakse ja kui seal on meie vaates mingeid murekohti, siis kohe õppeasutustega võtame ka ühendust. Nüüd, kui rääkida üleminekust üldiselt, siis viimased 8 kuud umbes on läinud sellele, et väga täpselt iga ülemineku tegevuskava rida läbi analüüsida, vaadata üle, mis on tehtud tänaseks päevaks, mida on vaja veel teha, kus on vaja kokku tõmmata otsi ja oleme ka mõned tegevused peatanud, sest me ei näe nendel nii suurt mõju ja praegu kaalume siis ka uute tegevuste lisamist ülemineku tegevuskavasse, nii et tegevuskava on pidevas muutumises, sellepärast et sellise reformi puhul jällegi on väga keeruline ette ennustada, et kui me teeme kuskil mingi muudatuse või lisame uue meetme, siis võib juhtuda, et kerkib esile kohti, millele me peame uuesti tähelepanu pöörama või mingil teisel viisil lähenema. Ja näiteks siin saame tuuagi sellesama näite, et Narva ja Ida-Virumaa tervikuna vajab siis väga tugevat metoodilist tuge, mistõttu oleme ka avamas siis ülikooli juures sellise akadeemilise taustaga metoodikakeskust, et õpetajad saaksid tõepoolest tuge ja täpselt sama siis näiteks kvalifikatsioonide toetamisega, et õpetaja kutse kõrgharidusega eestikeelsetel õpetajatel Ida-Virumaal puudub, need, kes on sinna läinud ja metoodikakeskus ongi see koht, kus siis aidatakse portfooliot koostada ja õpetaja kutseeksamiks siis ette valmistada või siis toetatakse magistriõppe õpinguid õpetaja koolituses. Nii et hetkel võib küll öelda, et iga rida ülemineku tegevuskavas on väga pinksa kontrolli all meie poolt ja teeme koolidega väga tihedat koostööd ja selle aasta prioriteetideks ongi tõepoolest õpetajate metoodiline toetamine, siis õppekvaliteedi tõstmine, et oleme üleminekukoolid ka kokku kutsunud ja palunud neil õppekvaliteediga teha tugevat tööd ja toetame neid selles osas ka. Aitäh! Aitäh! Ma annaksin nüüd sõna härra Ilmar Tomusk, Keeleameti direktorile, et mis on teie vaade siis üleminekule ja eelarvevahendite täitmisele selle vallas, ka teie tegevuse sektoris. Härra Tomusk. Olen ka kuulda või? Jah. Ja see on alati tore, sellepärast, et ma oma tööarvutist ei tohi Zoomi kasutada, ma pean selleks kasutama teist arvutit, kuna meil on öeldud, et Zoom ei ole piisavalt turvaline. Et olen siin 2 arvuti taga parasjagu, aga rahaga on Keeleametil selles mõttes lihtne, et kui üleminek eesti õppekeelele algas, siis aastal 2023 anti meile eelarvesse juurde 86 750 €, sellega seotud ametikohtade loomiseks, aga
aga siis kohe, kui te mäletate, algas valitsusasutustes eelarvekärbe ja kärpeplaani kohaselt sellest rahast on meil siis 76 000 juba ära võetud ja umbes 14 000 võetakse veel järgmisel aastal, nii et tegelikult neid konkreetseid ametikohti, mis me selle jaoks lõime, enam ei ole. See tähendab, et seda järelevalvet praegu me koolides, haridusasutustes teeme pigem teiste valdkondade arvelt, aga kõik see, mis tuleb teha üleminekuga seoses, seda me oleme teinud. Ja kui nüüd täpsemalt rääkida järelevalvest üleminekuga seoses, siis kõigepealt räägime võib-olla sellest keelenõuete täitmisest. Ja keelenõuete täitmine üldhariduskoolides on tegelikult päris hea. Aga ma pean ütlema, et ma saan rääkida 2 viisist keelenõuete täitmisel, mis on järelevalves välja tulnud. Üks on nõuete formaalne täitmine ja teine on siis see, mis on selle formaalse täitmise taga. Me oleme tänaseks teinud keeleoskusnõuete järelevalvet 52 koolis, kus siis on varem õppekeel olnud vene keel ja me teame, et siis keeleseaduse alusel on kehtestatud C1 tasemel keeleoskusnõue neile, kes õpetavad eesti keelt või eesti keeles. Ja 97% ulatuses on nendel õpetajatel see keelenõue formaalselt täidetud, mis tähendab, et neil on keeleoskust tõendav dokument olemas. Ja üldhariduskoolides töötab ka neid õpetajaid, kellel ei ole mitte C1 nõue, vaid B2 nõue. See tähendab, et nad töötavad veel klassides, kus õppekeel on muu keel, ehk siis meie puhul siis vene keel, ja seal on B2 nõue täidetud formaalselt 72%, mis tegelikult ei ole ka väga halb, aga väga positiivne on see, et see C1 nõue on ikkagi suures osas täidetud, aga nüüd, mis selle C1 nõude tegeliku täitmise taga on see, et paljudel juhtudel nendel õpetajatel, kellel on siis keeleoskust tõendatud keeleseaduses lubatud keeleoskuse tõendamise erisusega, ehk siis ta kas on omandanud eestikeelse hariduse, näiteks eestikeelse kõrghariduse, või on teinud eestikeelse kutseeksami, siis nendel puhkudel me võime öelda, et see tegelik keeleoskus jääb formaalsest ikkagi üsna palju maha. Nii et üks asi, mida nüüd lähematel aastatel kindlasti tuleks teha, on see, et kui me võime rahul olla sellega, et formaalselt on keelenõue täidetud, siis on väga paljudel õpetajatel tuleb oma tegelikku keeleoskust täiendada ja parandada. Need on erinevad osaoskused, mõnel kirjutamist, mõnel kõnelemist. Meil on järelevalves tulnud ette juhtumeid, kus klassi ees seisab formaalselt keelenõude täitnud eesti keele õpetaja, kes tegelikult teeb ise keelevigu, kes ei oska õpilaste vigu parandada, et seda tööd, nii-öelda keeleoskuse kvaliteedi parandamise tööd tuleb olulisel määral täiendada. See, miks tegelik keeleoskus ei vasta dokumendil märgitud tasemele, seal on väga palju erinevaid põhjusi, sellepärast et keeleoskust tõendavaid dokumente on välja antud 37 aasta jooksul äärmiselt erineval moel ja mõned dokumendid, mida juba aastakümneid on plaanitud kehtetuks tunnistada, need on need Eesti NSV keeleseaduse alusel välja antud kategooriatunnistused, need paraku keeleseaduse alusel ikka veel kehtivad ja need teevad selle olukorra natukene segasemaks. Aga meil on ju ka lasteaiad ja me oleme ka päris palju lasteaedu kontrollinud. Praegu oleme käinud siis läbi 42 lasteaeda ja ka seal on niiviisi, et lasteaiad ju töötavad meil eesti keeles, õppekeel on eesti keel ja nendel, kellel on C1 nõue, formaalselt on see täidetud 94% lasteaedadest. Aga nüüd väga suur probleem on lasteaia abiõpetajate keeleoskusega. Nende keeleoskuse nõue B2 tasemel jõustub lõplikult käesoleva aasta 1. augustil ja neile anti siis ülemineku aeg.
kellel praegu on A2 olemas, sellel on siis 1. augustini aega B2 taset saavutada ja praegu meie järelevalve näitab, et ainult 48% abiõpetajatest vastab B2 tasemele. See on väga nõrk ja siin kindlasti haridusasutuste pidajad, need, kellel neid ülemineku lasteaedasid on, peaksid väga tõsiselt vaatama, mida teha eriti abiõpetajatega, sest abiõpetaja on tegelikult see, kes lasteaias väga tihti otseselt lastega suhtleb, lastega tegeleb. Nii et see on üks, ma seda sõna ei tahaks kasutada, aga see on väga suur väljakutse lasteaedadele. Et need on need, ütleme sellised põhiasjad, mis ma oskaksin välja tuua. Kui me räägime keeleõppemetoodikast, eesti keeleõppemetoodikast üldhariduskoolides, siis nii nagu Helna ütles, see on väga suur probleem, sest et meie inspektorid käisid paarikümnes koolis tunnivaatlustel, vaatasime paljusid tunde ja see, mida me seal nägime, ütleme, mida me tahaksime näha seda, et lapsed saavad tunnis rääkida, et lapsed õpivad tunnis omavahel suhtlema, me nägime seda äärmiselt vähe. Põhiliselt on ikkagi see vana loengumeetod, õpetaja räägib tunni täis, ise küsib, ise vastab, rühmatöid ei tehta, aktiivõppemeetodeid ei kasutata, nii et siin sellised, ütleme, sellise eelmise formatsiooni keeleõppemetoodika paistis väga silma, nii et seda metoodikaalast täiendamist on meie eesti keele õpetajatel kindlasti väga vaja. Ma arvan, et ei olnudki ühtegi kooli, kus me oleksime saanud metoodikaga rahul olla. Et üks asi on see, et keeleoskuse tasemega me liigume tasapisi selle poole ja nagu ma ütlesin, siin peaaegu ju siin 100% on formaalselt see nõue täidetud, aga metoodika on väga suur komistuskivi. Nii, aitäh teile. Ja ma annaksin nüüd sõna Tallinna linna esindajatele. Härra linnapea, palun, härra Raudsepp. Aitäh, lugupeetud komisjoni liikmed. Ma tänan teid selle kutse eest. Tegemist on Eesti riigi seisukohast üliolulise küsimusega ja eestikeelsele õppele üleminek, kinnitan, on minu juhitud Tallinna linnavalitsuse prioriteet. Ja see on küsimus meie eestikeelsest linnaruumist, meie julgeolekust ja samuti ka kümnete tuhandete noorte tööelu ja õppimiste võimalusest. Kas me saaksime ka slaidid peale panna, mis on edastatud? Oleme sellised... Homme slaidid, jah, saame panna. On edastatud need samad, jah. Et jääme praegu selle esimese pildi juurde, eks ma siis annan märku, kui minna edasi ja oleme selliselt siis need ära jaganud, et härra Kaarel Rundu, Tallinna linna haridusameti juht, võtab siis ühel hetkel üle nende slaidide kommenteerimise. Nii, slaidid on nähtavaks tehtud, võin ma jätkata. Et peaasi, et jah, on kõigile nähtav. Nii, aga võime minna esimese juurde tagasi veel, et tiitellehe juurde võime minna kõigepealt. Et veendume, et kõik töötab. Aitäh. Nii, võin jätkata. Tallinn jätkab koolides täies mahus üleminekut eestikeelsele õppele. Ja nagu ütlesin, me teeme seda seaduses ette nähtud raamides. Me ei ole taotlenud sellest raamistust väljaminekuks erandit ja ei ole kavas seda ka taotleda. Ma meenutan, et täna seaduses ette nähtud eestikeelsele õppele ülemineku ajaraam pandi paika haridusminister Tõnis Lukase algatusel. Ja positiivne on ka see, et sealt ka järgmine valitsus on proovinud sellega jätkata. Tausta mõttes tuleb ka öelda seda, et omavalitsused on muidugi erinevad ja see reform puudutab neid erineval määral. Tallinna puhul me räägime kokku siis 46 lasteaiast ja 20 koolist. Võime edasi minna.
Riigikontroll on juba 2023. aastal välja toonud, et võtmekohaks selles reformis on kvalifikatsioonile vastavate õpetajate hulk, õigemini nende puudumine, nende vähesus. Ja väljakutseks on olnudki olemasolevate andmete kontrollimine, et tagada nende spetsialistide vastavus keelenõuetele. Lisaks Riigikontrollile on sellele asjaolule juhtinud tähelepanu ka Keeleamet, mida me ka just kuulsime, ning ka kontrolli teostavad siis Tallinna linn ja Haridus- ja Teadusministeerium. Võime edasi minna kolmandani. Ja Riigikontrolli tähelepanek siis aastast 2024 on, et Riigikontroll esitas oma seisukohad. Need kattuvad erinevate kohalike omavalitsuste ja Eesti linnade ja valdade liidu seisukohtadega. Eestikeelsele õppele ülemineku edukus, see sõltub kõigi asjaosaliste pingutustest. Ja Tallinna linna soovi või pingutuste taha see ei jää. Me ootame riigilt tugevat partnerlust selle reformi ellu viimiseks. Lähme edasi slaidile 4. Nüüd meedia vahendusel ja erinevate poliitikute kriitikates üritati justkui väita, et Tallinn plaaniks teha erandeid eestikeelsele õppele üleminekul. Kordan, Tallinna linn ühtegi erandit ei tee. Aga tuletame siis meelde, et missugused on olnud need viimaste aastate erandid. Kõigepealt Kristen Michali juhitud Vabariigi Valitsus tegi leevenduse õpetajate keeleoskuse nõuetes 2024. aastal, lükates edasi ette nähtud nõuete rakendamise tähtaega. Samuti on teinud üle-eelmine Tallinna linnavalitsus, koalitsioonis siis Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, taotluse ühe Tallinna kooli osas erandi saamiseks ja samuti 2024. aastal. Samal aastal on teinud ka laiem ulatusega erandi Narva linnavolikogu. Läheme edasi. Tallinna linnapoolsed otsused alates 24.–25. õppeaastast on täiel määral lähtunud põhikooli ja gümnaasiumiseaduses välja toodud ajaraamist ja selle kohaselt alustatakse 29. aastal sügisest õppeaasta algusest õpet kõigis Tallinna koolides juba eesti keeles. Tänavu 31. märtsil esitati eelnõu linnavolikogule ja linnavolikogu komisjon ei ole seda eelnõu veel arutanud, see seisab ees. Läheme edasi. Te näete graafikut, kus on siis peal seniste otsuste trendid või trend. Muu õppekeelega klasse on tuleval õppeaastal enam kui 2 korda vähem, kui seda oli aastal 2024-2025 õppeaastal. Tallinna linnavalitsus ja linnavolikogu kaalub seda igal aastal eraldi, kas ülemineku tempot on võimalik kiirendada või mitte. Vaadates ERR-i eelmise aasta uudiseid, neid meenutades, nende põhjal saan aru, et on omavalitsusi, kes on teinud otsus ainult 1 korra. Tallinna linn tegeleb kaalutlemisega ja jälgib seda, et trend, mida te näete, oleks pidev, oleks mastaapne ja oleks veenev. Nii et saan üle korrata. Üleminek eestikeelsele õppele Tallinna munitsipaal-üldhariduskoolides on toimunud ja see on aset leidnud igal aastal ette nähtud tempos, pidades silmas siis ka seaduses ette nähtud ajaraami täielikul üleminekul. Võime järgmise slaidi võtta. Me Tallinnas jätkame üleminekuga ette nähtud tempos. Võtmeküsimus selle tempo ja edenemise osas on
õpetajate ja tugispetsialistide olemasolu. Tänavu ilmunud inimarengu aruanne tõi välja, et õpetajate töötasu on selles üks võtmeküsimusi. Nüüd õpetajate järelkasvu tagamiseks ning selle ametikoha väärtustamiseks on tähtis järjepidevus, on tähtis usaldus. Seda usaldust õõnestas kindlasti nii antud lubaduste nurjumine kui ka haridusleppe nurjumine. Seda taustaks. Me mäletame ju kõik veel Eesti ajaloo pikima õpetajate streigiga kaasnenud ühiskondlikku pahameelt ja frustratsiooni. Õpetaja on siiski magistrikraadiga spetsialist, ta väärib vastavat töötasu. Ja linn on siin, Tallinna linn on omalt poolt üritanud täiendavaid samme astuda. Tänavuse aasta eelarves on Tallinna õpetajatele ette nähtud täiendav linnapoolne 100 euro suurune palgalisa. See puudutab nii koolide kui lasteaedade õpetajaid. Katteallikad sellele lubadusele on leitud ja kinnitatud. Me peame otsima selliseid võimalusi koostöös riigiga, et eestikeelsele haridusele üleminek võiks kujuneda edukaks. Ja detailsema ülevaate Tallinna poolsetest tegevustest ma palun siis anda ja jätkata härra Kaarel Rundul. Nii, palun härra Rundu siis ja siis kuulame pärast härra Kanta, eks ole. Ja tere hommikust, austatud komisjoni liikmed, austatud kolleegid meie partnerasutustest. Ma hea meelega jagaksin oma slaide edasi, et kui on võimalik need slaidid maha võtta, siis ma lisan siin kohe omad juurde. Nii, väga kenasti, aitäh. Peaks olema vist näha. Küsin üle, et kas on. Jah. Nii, aga nagu austatud linnapea ütles, siis mina alustaksin ka sellest, et ütleksin suur tänu meie kolleegidele nii ministeeriumist, Keeleametist kui ka Riigikontrollist, kes on olnud meile sel teekonnal partneriks ja aidanud lahendada muresid ja toetada siis omalt poolt ka eestikeelsele õppele üleminekut. Aga joonin tõepoolest alla seda, mida ka linnapea välja tõi, et viimastel nädalatel on kuidagi tolmu üles keerutatud, aga eestikeelsele õppele üleminek Tallinnas liigub edasi täpselt nii, nagu see oli planeeritud. Algas see, tuletan meelde, lasteaedadest, 1. ja 4. klassidest. 25. aasta 1. septembril räägime me 1., 2., 4., 5. klassist ja tuleval sügisel hõlmab see siis kogu 1. ja 2. kooliastet ehk siis 1. kuni 6. klassini. Ja tõepoolest seda klasside arvu on vähendatud enam kui 2 korda ja järgmisel õppeaastal on 273 klassi. Ehk siis me tõesti lähtume sellest nii, nagu seadus oli loodud ja liigume edasi selles tempos. Meie väljakutse on õpetajate ja tugispetsialistide keeleoskus, millele viitas ka härra Tomusk. Praegu räägime me järgmiseks õppeaastaks suurusjärgust 1100-200 õpetajat ja 130 tugispetsialisti. Nende seas on ka need 300 abiõpetajat Tallinna kontekstis, kellele ka härra Tomusk viitas, kelle B2 taseme nõue rakendub siis alates 1. augustist 2026. Aga kuna meie värbamiskampaaniad on olnud edukad, meie kandidaatide arvud on kasvanud ja maandumislehel on viimase 2 aasta jooksul see kasvuprotsent olnud peaaegu 50%, kes tunnevad huvi panustamaks meie haridussüsteemi, siis oleme me jätkuvalt optimistlikud, et me leiame õpetajad ja abiõpetajad ja tugispetsialistid järgmiseks õppeaastaks. Tallinna eelarve eestikeelsele õppele üleminekul on tõepoolest kasvanud. Kui 2023. aastal oli see natukene 6 miljoni, siis
2025. aastal 8,4 miljonit ja selleks aastaks on siis planeeritud 10,2 miljonit, siis see näitab, et Tallinn võtab üleminekut tõsiselt ja panustab sellesse tõsiselt ressursse ja eelarvet. Ja võib-olla tahaks välja tuua, et vaatamata sellele, et 7. kuni 9. klass liigub seaduspärases tempos üle, siis Tallinna linn on leidnud ressursse, et toetada 7., 8., 9. klassides eestikeelset õpet täiendavalt lisatundidega, et igas klassis on vähemalt 2 lisatundi eesti keele õppeks ette nähtud. Ja kui küsimus oli selles, et kuidas siis eestikeelsele õppele ülemineku toetust kasutatakse, siis kui me vaatame viimase 2 aasta andmeid, siis eelmisel aastal kasutas Tallinn 99% eraldatud vahenditest, aasta varem 96% eraldatud vahenditest ja see osa, mis siis tuli tagastada või ei olnud võimalik realiseerida, jäigi inimressursi taha. Ehk siis teatud meetmed, mida toetati, siis ei olnud võimalik leida õpetajaid, kes neid koolides ellu viiks. See oli väljakutse, aga nagu näha, siis protsent on paranenud ja me loodame jätkata samas vaimus. Linnavahendid kasutus on paralleelselt välja toodud 4,5 miljonit ja siis praegu 7,5 miljonit. Üks väljakutse oli ka see, et kuidas me monitoorime ja tagame seda kvaliteeti, ehk siis kuidas me testime lapsi, kuna tsentraalset testi või monitoorimisinstrumenti riigi poolt ei olnud loodud ja ka algselt meie lootus kasutada siis tasemetöid siis ei õnnestunud, siis Tallinn omaalgatuslikult koos õpetajatega lõi eesti keele ainealased pädevuse testid. Autoga või aknaga üks mure, et ei lähe kinni. Kuidagi mingi võimalus tõsta üles aken, et saaksite panna kinni, mitte aita. Et 1. ja 4. klassi õpilasi testisime. Seal oli 1121 1. klassi õpilast, 1450 4. klassi õpilast. Ja lisaks kutsusime piloodina kaasa ka eestikeelse õppega koole, kus on muukeelseid õpilasi palju, seal hulgas ka näiteks Lilleküla gümnaasiumi juures tegutsev Räägu kooli filiaal, mis on mõeldud Ukraina õpilaste toetamiseks. Ka selle kohta oli siin eelmisel suvel mõnevõrra segadust, et tegelikult esimeste klasside tulemused meie ise näeme, et võib suures pildis rahule jääda ja 4. klassi õpilase tulemuste põhjal siis olidki mõeldud neid rohkem toetada, et üldistades saame välja tuua, et üleminekukoolides õppivate õpilaste tulemused olid mõnevõrra madalamad, aga me peame arvestama ka seda, et me räägime sealhulgas uussisserändajatest, haridusliku erivajadustega õpilastest ja nendele meie soov oligi sel aastal siis läheneda individuaalselt ja toetada neid. Tallinn on võtnud ka eesmärgiks iga ülemineku õppeaasta kohta pidada sellist päevikut, ehk siis eelmise aasta eestikeelsele õppele ülemineku raport 24-25 on Tallinna kodulehel kättesaadav kõigile huvilistele, kus on kõik statistika väga täpselt välja toodud ja selle õppeaasta lõpuks, ehk siis august 26, valmib ka 25-26 õppeaasta kohta põhjalik ülevaade, kuidas Tallinnal on läinud, et meil tekib siis aastaks 2030 ülemineku raportid kogu, kus me saame nii-öelda trackida kõiki edusamme. On olnud ka küsimusi, kuidas on üleminekukoolide õpetajate kvalifikatsioon võrreldes siis eestikeelse õppega. Et siin on see välja toodud, paar protsendipunkti madalam, aga suures pildis jääb samma.
sama suurusjärku ja need andmed pärinevad siis jaanuarist 2026. Tahaksin välja tuua ka selle, et Tallinn esimesel ülemineku aastal lõi õpetajate maja juurde metoodilise kompetentsi keskuse, mille ülesanne oligi ja on jätkuvalt toetada üleminekut didaktilis, pedagoogilis, metoodilises võtmes. Teame, et alguses planeeritud reformi puhul oli vajaka õppematerjalidest ja seda tühimikku on siis täitnud MEK oma rolliga, töötades välja erinevate õppematerjalide varamut erinevates õppeainetes. Samamoodi siis eelkõige on olnud fookuses lõimitud aine- ja keeleõppe, mis on üks metoodiline eduvõti eestikeelsele õppele üleminekul, selle tagamisel. Ja toetasime siis õpetajaid, nii klassiõpetajaid, nii lasteaedade õpetajaid, eelkõige siis esimese klassi õpetajaid, neljandate klasside õpetajaid, ehk siis me liigume oma koolitustega jätkuvalt üle edasi selles tempos, nii nagu oli planeeritud. Loomulikult olid mõeldud ka koolitused algajatele LAK-õppe õpetajatele, nendele, kes on algavad õpetajad, need, kes on karjääripöörajad, kes on tulnud panustama kõrge missioonitundega eestikeelsele õppele ülemineku edukaks saavutamiseks. Ja ka meeskonna koolitusi, et kuidas mitte läbi põleda. Ja sügiseks oleme keskendunud eesti keelele, eesti keel teise keelena, matemaatika õppematerjalide loomisele 6. klassi jaoks, ehk siis sellele klassile, kes sügisel edasi liiguvad. Võtsime ka ette Tallinna koostöös arenguprogrammi. Esimesel õppeaastal ehk siis käesoleval õppeaastal on meil 6 kooli, kellele me teeme rätseplõikes tugiprogrammi. Igal koolil on mõnevõrra erinevad vajadused, erinev lähtepositsioon ja meie soov on toetada koole tulemuslikul üleminekul eelkõige kolmandates, neljandates, viiendates klassides ja tagada siis nii areng ja teha seda toetavas võtmes. On toimunud vaadeldud tagasisidestatud 73 tundi ja sügisest lisandub siia programmi veel 6 kooli, ehk siis me räägime juba 12 koolist ja plaan on ülejärgmiseks aastaks siis haarata ülejäänud koolid ka, et me kataksime ära kogu ülemineku koolide spektri. Ja võib-olla lihtsalt siin lõpus veel tooks välja need toetusmeetmed, ehk siis haridustöötajate keelekursused, mida me oleme pakkunud nii B2 kui C1 tasemel, siis eestikeelsele õppele ülejäänud klasside ennetavad tugimeetmed, mille abil on siis võimalik jagada klasse gruppideks väiksemateks, pakkuda täiendavat õpiabi, viia läbi eestikeelset huvitegevust, keelelaagreid, juba välja toodud meede 7. kuni 9. klassidele, 2 tundi klassi kohta, toetamaks siis samamoodi neid tegevusi. Oleme ka soetanud kõikidele Tallinna lasteaedadele ja esimesele kooliastme õpilastele erinevaid keeleõppe litsentse. Eelkõige on selleks Alpa Kids, kelle puhul me nägime seda tulemuslikkust just ka Ukraina õpilaste integreerimisel meie haridussüsteemi ja oleme ka tegelenud arendamisega, et me saaksime lasteaiapõhiselt, rühmapõhiselt, koolipõhiselt, klassipõhiselt vaadata andmetesse, kuidas toimub edasiliikumine ja koostöös siis Alpa Kidsi ja Eliisiga on välja arendatud lausa rakendus, mille põhjal ka lapsevanem saab oma lapse edasiliikumist ja neid tulemusi trackida Eliisi keskkonna abil. Ka vaimne tervis on olnud üks väljakutse. Alustasime Glenbeati ja MTÜ Peaasjad programmi, mille eesmärk oli siis
mitte ainult monitoorida kooliperede heaolu ja me ei räägi ainult õpilastest, vaid ka õpetajatest, kus siis alustasime aastast 2023 ja nägime, et kui me võrdlesime eestikeelsele õppele üleminevaid koole ja eestikeelse õppega koole, siis vaimne tervis oli märgatavalt kehvem just üleminekukoolides. Oli seotud siis stressi, ootuste ja toetamistega ja seda projekti oleme me toetanud. Me näeme, et me oleme jõudnud tänu nende sekkumistega positsiooni, kus see vaimse tervise olukord on muutunud paremaks ja meil on ka tulevikus plaanis ikkagi seda akadeemiliste tulemuste kõrval fookuses hoida. Täiendavaid õpetaja abide ametikohti üleminekukoolide juurde ja sügiseks jõuame me juba numbrini 160 pluss õpetajad ja mitte ainult üleminekukoolides, vaid eelkõige ka nendes koolides, kus muu kodukeelega õpilaste protsent on suurem. Jätkame MEK-i toetamistega ehk siis metoodilise kompetentsi keskuse toetamiste koolitustega, sisseelamisprogrammiga lasteaiakoolide uutele töötajatele, õppematerjalide väljatöötamisega, värbamiskeskusega. Meil nüüd märtsist käivitus just uus värbamiskampaania, mis on keskendunud eelkõige lapsevaatele, kus nii-öelda värbaja positsioonis on lapsed ja otsivad endale siis õpetajaid nii lasteaedadesse kui koolidesse. Ja arenguprogrammist juba rääkisin. Ja viimane asi, mis meil siin sai lukku, on siis kultuuritundliku õpetamise pilootprogramm koostöös MTÜ-ga Mondo, mille eesmärk on siis toetada just õpetajate pädevust mitmekultuurilises klassiruumis. Me ei räägi ainult ülemineku kontekstis, vaid ka muu kodukeelega lastest laiemas mõttes. Ja võib-olla siin lõpus tooksin välja ka, kuna meie tänase kohtumise fookus on eelkõige siis eelarveliste vahendite kasutamine, need meie Tallinna vaates murekohad, mis osaliselt kattuvad ka juba ministeeriumi poolt sõnastatud väljakutsetega, et nagu siin välja toodi, et EHIS-e andmete täitmine ja kontrollimine, et lisaks sellele inimlikule faktorile andmete täitmisele, et meie oleme ikkagi kogenud ka seda, et osad linnukesed on süsteemist kadunud, et meie soov on seda, et see andmete sisestamine oleks selge, lihtne, ülevaatlik ja keskselt kontrollitav, et tegelikult need toetused jõuaksid nende lasteni, kes seda vajavad ja ootavad. Ja olen päri, et siin on kindlasti nii pidajal kui ka koolil oma vastutus, aga kurb on see, kui lapsed või asutused jäävad toetusest ühel või teisel põhjusel ilma, mis võib olla nii inimliku eksimuse kui ka süsteemi arenduse küsimus. Siis mõistan ka seda, et kvalifikatsiooninõue on oluline ja täiendava eesti keele õppetoetuse kasutamist toetatakse eelkõige siis kvalifikatsiooniga õpetajatele. Aga on realistlik tunnistada, et üleminekukoolides õpetajate puudus on tingitud sellest, et keelenõuded on täidetud, aga kvalifikatsiooniga õpetajate osakaal on, nagu ma juba rääkisin, mõnevõrra madalam kui eestikeelse õppega koolides ja riigi toetus ei ole nendes koolides siis rakendatav, kuna see on mõeldud just kvalifikatsiooniga õpetajatele. Et see on võib-olla selline mõtlemiskoht, mida annaks üle vaadata, et see riigi toetus jõuaks nende õpilasteni, kes seda päriselt vajavad, ega ei jääks selliste piirangute taha. Ja kolmas punkt võib-olla on see aruandluse küsimus, mis on natuke bürokraatlik ja tehniline küsimus, aga sellegi poolest mõjutab oluliselt, et aruande esitamistähtaeg on 31. detsember ja meie palgaarvestus käib siis järgneval kuul nagu enamus KOV-idel.
mis tähendab seda, et abikõlbulikkuse periood on 11 kuud, mitte 12 kuud meie vaatest ja seal tekivad kajastamise nihked ja halduskoormuse küsimused ja ka see, et kuidas seda on võimalik võib-olla paremaks nügida. Vot ja minu esitlus on praegu läbi. Aitäh tähelepanu eest ja jätkame eestikeelsele õppele üleminekuga koostöös siis kolleegidega, nagu juba välja toodud. Aitäh, härra Kante, on teil oma tähelepanekud ka lisada? Tere, ma loodan, et mind on kuulda. Olen praegu üsnagi kaugel Eestist, aga jah, markeeriks ära ikkagi 3 sellist tähelepanekut. Esimene tähelepanek on seotud sellega, et Tallinnas on küll mitte uus, aga ikkagi trend selline, et muukeelsed pered ikkagi eelistavad eestikeelset kooli. Ja käesoleva aasta trend on näidanud seda, et 24 või tähendab 26% siis kõikidest taotlustest on esitatud siis üleminekukoolidesse ja 74% eestikeelsetesse koolidesse. Sellest tulenevalt me peaksime üheskoos mõtlema, kuidas eestikeelseid koole rohkem toetada. Sest et lõimitud aine- ja keeleõppe pädevus nendes koolides ei ole võib-olla sellisel tasemel, nagu ta peaks olema. Sellest tulenevalt ikkagi ka riigile üks selline tähelepanek, et õpetaja koolitus peab sisaldama kohustusliku ainena lõimitud aine- ja keeleõpet. Siis me ei pea järelõpetama neid õpetajaid ja sellest tulenevalt võib-olla me maandaksime ka teatud määral stressi nendel uutel õpetajatel. Paraku need karjääripöörajad või siis uued õpetajad, kes süsteemi sisenevad, on stressis, sest et nad ei saa oma tööülesannetega hakkama tulenevalt sellest, et nad ei ole ette valmistatud. Nüüd see, mis puudutas Kaarli viimast tähelepanekut seoses EHIS-e täitmisega. Ma arvan, et siin on suur selline koostööpunkt. Meil peaks olema riigiga, et luua mingisugune selline paindlik süsteem, et ükski laps ei saa jääda toetuseta või toeta tulenevalt sellest, et mingisugused linnukesed EHIS-es on panemata või siis nad on ära kustunud. Et see on hästi oluline ja ma usun, et see on meie ühine eesmärk. Ja teine või kolmas, see, mis puudutab metoodika ja kompetentsikeskust, et me oleme küll alustanud ühiselt õppematerjalide loomist, aga tegelikult seda koostööd oleks vaja märkimisväärselt laiendada, kaasata ka erialast tuge, erialaseid spetsialiste selleks, et me ikkagi jõuaksime õppematerjalide loomisega sinna, et meil igale lapsele on kohandatud materjal valmis. Lühidalt kõik. Aitäh. Aitäh. Härra Vinni, on teil Riigikontrolli poolt, olete seda ka auditeerinud jooksvalt? Mõni tähelepanu? Jah, tänan. Räägiks mõne sõna, kuna Riigikontroll tegi 2023. aastal siis auditi eesti keele õppe vene õppekeelega põhikoolis ja me oleme pärast selle auditi avaldamist tegelenud natukene järeltegevustega, ehk siis seiranud seda, et mis selles vallas on toimunud. Me oleme üsna hiljuti ka teinud mõned intervjuud omavalitsustega. Hiljuti rääkisime Tallinnaga, aga oleme ka Sillamäe, Pärnu ja Narvaga suhelnud. Nii et meil on mõned sellised märksõnad omavalitsuste poole pealt nüüd viimasest perioodist, esimesest kvartalist. Ja HTM-iga oleme suhelnud ka, nendega rääkisime eraldi ja pärast seda on olnud suhtlust ka eelmise aasta aprillis. Nii et mõned märksõnad, mis meile on silma jäänud sellest seiretegevusest pärast auditit ja need hakkavad natukene korduma sellega, mida varasemad eestkõnelejad on ka öelnud, aga võib-olla siis hakkavad siit ka mingid mustrid välja tulema. Et peaasjalikult ma nüüd räägin nende mõne intervjuu pinnalt, mis nende mainitud omavalitsustega hiljuti toimisid.
Suur teema on, eks ole, õpetajate olemasolu, aga mitte ainult, vaid ka tugispetsialistide puudus on kindlasti see tegur, millega üleminekul tuleb arvestada ja see kindlasti puudutab ka siis seda nii-öelda kiiremat üleminekut või siis vastavat seadusse üleminekut, et millised tempo omavalitsused ja koolid on selleks valinud. Nüüd, eriti palju on, eks ole, puudus reaalainete õpetajaid ja Ida-Virumaal, eks ole, on võib-olla olukord keerulisem kui Tallinnas. Aga üldiselt võib öelda, et õpetajad leitakse. Nüüd võib-olla see, kus see fookus seal nihkuma hakkab või on nihkunud, on nende kvaliteet. Nagu ka Ilmar Tomusk märkis, siis see, et õpetajal on formaalselt kvaliteet olemas, ei tähenda veel, et ta seda eesti keelt oskaks nii hästi, kui tegelikult oleks vaja. Ja teisest küljest ka nende metoodiline pädevus on tõsiseks teemaks, et Tallinna esindajad märkisid ja sellele kirjutaks ka Riigikontrolli poolt alla, et see lõimitud aine keele õppe oskus, see metoodiline oskus on tegelikult ülioluline, et see eestikeelne aineõpe ei muutuks mingiks selliseks lihtsustatud tõlkeks, vaid et ikkagi oleks sisuline aine- ja keeleõppe koos, et see toimiks. Et sellele tuleks kindlasti ka veel eelseisval perioodil hoolega tähelepanu pöörata, et see metoodiline tugi õpetajatele oleks olemas. Nüüd, mis meile on natukene küsimusi tekitanud või millel me oleme püüdnud aru saada, mis toimumas on see, et kuidas seiratakse nüüd siis seda õppekvaliteeti ja seda, kuidas õpilaste tulemused on. Et omavalitsused intervjuudes märkisid ja ka Tallinn nüüd markeeris seda natukene, et natukene võib-olla on õpilastel hakanud õpitulemused langema. Aga et nüüd siis midagi kindlat öelda, tegelikult peaks lähemalt seirama seda, et kuidas õppekvaliteediga hakkab ka nüüd eelnevatel aastatel minema. Et Haridus- ja Teadusministeeriumi lähenemine oli selline, et seda saab vaadata juba olemasoleva raamistiku pinnalt, seal tehakse neid regulaarseid teste ja see kaudu just kui süsteemi vaade peaks olemas olema, aga meile Riigikontrollis tundus, et siin tuleks midagi enamat teha. Ja selle näiteks oli jällegi Tallinn, kus seda eraldi oli siis analüüsitud, et kuidas siis see üleminek just on mõjutanud ka siis õpilaste teadmisi ja oskusi. Et siin tundub, et Haridus- ja Teadusministeerium vist äkki kavatseb ka midagi ette võtta, et on tööle võetud ka analüütik, kes võib-olla hakkab seda teemat vaatama, aga see oli üks märksõna, mis meile sellest varasemast seirest pärast aastat 2023 oli selliseks tähelepanupunktiks, millele tahtsime tähelepanu juhtida. Siis mis on veel omavalitsuste ootused ja mis kindlasti on tähtis, eks ole, metoodilisest poolest õpetajatele me rääkisime, aga õppematerjalid on ülioluline, et nende kohandamine ja see töö ju järjest peab jätkuma, et järjest need klassid, kes ülemineku raames hakkavad eesti keeles õppima, nad vajavad õppematerjale. Õpetajad vajavad õppematerjale, õpilased vajavad õppematerjale ja nüüd seda tehakse nii tsentraalselt kui ka omavalitsuste tasandil. Aga ikkagi tundub, et selles lõigus peaks edasi minek olema kiirem, kui ta seni on olnud võib-olla ja võib-olla natuke tuleks rohkem seda tsentraalselt koordineerida, et ka nendes omavalitsustes, kus see võimekus ei ole nii hea võib-olla kui Tallinnas, siis lihtsalt ei jääks õppematerjali taha nüüd see õppekvaliteedi arendus. Ja siis meile hakkas ka silma see, et tegelikult päris täpselt nüüd ei saa aru, mis on seis eelarvega. Et kui lugesime ka riigieelarve seaduse seletuskirja 2006. aasta kohta, siis sellest seletuskirjast meie ei lugenud välja, mis on see tegelik siis seis nende tegevustega, et mida siis tehti vähem kui planeeritud, mis võib-olla tuleb juurde ja nii edasi. Seetõttu me palusime ka juba eelmise aasta lõpus Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastavat ülevaadet enda jaoks ja meile on lubatud see teha aprilli lõpuks, nii et jah, see on ka tähtis, et aru saada, et kuhu siis need ressursid lähevad, et mõista, et need tegevused oleks ka sisuliselt ressurssidega kaetud. Nii et kokkuvõtteks võiks öelda, et see õppekvaliteet on nüüd see meie jaoks see eelseisvate aastate märksõna, et sellega tuleks võib-olla tegeleda ja aitäh, see on minu poolt kõik. Aitäh, lähme siis küsimuste juurde, mul on endal küsimus ja siis on härra Vagal, et teistel komisjoni liikmetel. Mul on küsimus härra Tomuskile. Härra Tomusk, te olete veel eetris, jah?
Jaa. Meil on praegu üks asi ja see on väga keerukas, see on väga suur ühiskondlik pingutus, perede pingutus, mis on eestikeelsele haridusele üleminek. Nüüd samal ajal meil on tegelikult ka parlamendi menetluses on teine niisugune katsumus, mis seisab ees. See on siis valitsuse algatatud nii-öelda siis selle odavtööjõu leevendamise seaduseelnõu, mille minu käsutuses on mõjuanalüüs selle kohta, mis ütleb, et selle ühiskondlik mõju on negatiivne mõju Eestile on keskmine. Ja see toob välja, kus tegelikult meil hakkab siis ka senise töölubade prognoosi järgi endistest Nõukogude Liidu Kesk-Aasia vabariikidest tulema siia, siis on mitu tuhat inimest, seal hulgas ka prognoositakse ligi 1000 nende kooliealist last. Ütleme, tõenäoliselt nad asetavad siis aastasse asetuvad siis tegelikult ennekõike küllap Tallinna linnastusse regiooni. Et härra Tomus, kas Keeleamet on nüüd seda täiendavat koormust, mis peale tuleb, kui me räägime eestikeelsele üleminekuga õppele, need lapsed, kes on küll võib-olla väiksema keeletasemega siin olnud meie üldhariduskoolides, aga meil tuleb nüüd peale hakkab tulema niisugune hulk inimesi, kes tuhandetes kasvavas arvus, kes tegelikkuses ei ole mitte mingisugust seost eesti keeleruumiga ei ole omanud. Kas te olete Keeleametis ka neid riske hinnanud ja kuidas see võib mõjutada eestikeelsele haridusele üleminekut? Me ei ole neid riske hinnanud, me ei oska neid hinnata, aga seda, kui meil tööturule tuleb eesti keele või ilma eesti keele oskuseta inimesi, eriti me näeme neid ju teenindussektoris, kaubanduskeskustes, aga ka ühistranspordis, taksojuhtide hulgas on ju väga palju neid, kes on viimastel aastatel Eestisse tulnud, eesti keelt ei oska. Et selles mõttes, kui me tahaksime need probleemid lahendada järelevalvega, siis neid tegelikult ei olegi järelevalvega võimalik lahendada. Siin tuleb tõenäoliselt ikkagi vaadata õigusaktid selle pilguga läbi, et need ametikohad, kus on eesti keele oskus töötamisel kohustuslik, et see keelenõue oleks täidetud enne, kui nad tööle hakkavad, sellepärast et tagantjärele seda järelevalvet teha on äärmiselt raske teha. Nii et selles mõttes õigusaktid vajaksid kohendamist, aga see, kui need lapsed tulevad haridussüsteemi, siis loomulikult paneb väga suure koormuse haridusasutustele ja eriti kui siin on juttu olnud abiõpetajatest, siis mina olen käinud tutvumas mõnes teises riigis uussisserändajate keeleõppega ja seal on peaaegu, ütleme, et klassis on 2 õpilase peale 1 abiõpetaja uussisserändajate kohta, kes tõesti individuaalselt nendega tegelevad. Nii et see on erakordselt suur väljakutse meie haridussüsteemile ja meie avalikule keeleruumile tervikuna. Aitäh, valitsus, ma vaatan, prognoosib, et 1000 eurot aastas ühe lapse kohta kuluks sellele keele või hariduskuludeks täiendavalt. Aga see on siis indikaator. Härra Vaga. Aitäh. Esiteks ja tänan kõiki eelkõnelejaid selle väga olulise teema siis arutelu eest, et üleminek eestikeelsele haridusele on ilmselgelt põhiseaduslik imperatiiv ja nagu ka Tallinna linnapea ütles, siis väga selgelt ka Eesti julgeoleku küsimus. Mul 2 küsimust. Esimene oleks siis haridusministeeriumile. Natukene puudutab sama valdkonda või küsimust, mida ka siis Riigikontrolli esindaja välja tõi. Kui riigieelarvet vaadata, siis 2026 aastal peaks suurusjärgus 61,5 miljonit minema siis eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks, et kas te saate välja tuua, et mis tegevusteks see täpselt läheb ja nagu ka siis komisjoni esimees ütles, siis ilmselgelt raskuskese laskub Tallinnal, et kui suur osakaal sellest läheb siis Tallinna koolide toetamiseks. Teine küsimus oleks härra Tallinna linnapeale. Viitasite ka, et teie juhitud linnavalitsuse jaoks on siis üleminek eestikeelsele haridusele prioriteet, nagu te ütlesite, kuigi kui vaadates siis Haridusameti direktori härra Rundu ettekannet, siis on ilusti tuleb välja see, et tegelikult lähete samas tempos nagu 2022 aastal kokku lepitud, kui oli siis Tallinna linn juhitud Keskerakonna poolt, ehk siis lähete tegelikult 20 koolis aeglasemas tempos üle, see on teie enda poliitiline valik. Viitasite ka, et tegelikult see ei ole lõplik, see siis
see eelnõu, mis linnavalitsus ette valmistas, läheb tegelikult veel Tallinna linnavolikokku. Aga kui Tallinna linnavolikogu päriselt näitaks, et siis üleminek eestikeelsele haridusele oleks prioriteet, nagu on seda näidanud siis Kohtla-Järve, kus saadakse hakkama, minnakse täielikult üle eestikeelsele haridusele. Kas te tegelikult tervitaksite seda, kui Tallinna linnavolikogu otsustaks, et ikkagi päriselt üleminek eestikeelsele haridusele on prioriteet ja minnakse üle kõikides siis koolides, nagu teie siis enda poliitiline prioriteet on? Aitäh. Nii, ja kõigepealt siis haridusministeeriumi esindajad, siin oli vist kiri, et proua asekantsler pidi lahkuma, aga ma loodan, et proua Karu suudab vastata sellele küsimusele. Tere, aitäh, teen oma parima, et suudaksin vastata sellele küsimusele. Ja, et võib-olla kui me alustame Tallinna linnas, siis kõige otsesem toetus Tallinna linnale on umbes 5,2 miljonit, mis siis koosneb keeleõppetoetustest ja see on umbes 4,7 miljonit ja sinna juurde tuleb siis väiksem hulk summasid ülemineku õppevara toetusteks. Ja kui küsime, et kuhu siis selline ülemineku põhilised summad lähevad, siis nagu juba varem märgitud, Ida-Virumaa õpetajate palgatoetus on üks suur osa ülemineku eelarvest. Need samad keeleõppetoetused üle terve Eesti kõikidele muu emakeelega õpilastele, kes siis õpivad mitte ainult ülemineku-koolides, vaid ka Eesti koolides. Õppevaratoetus, siis lisaks täiendavad õpetajakoolituse õppekohad ja õpetajakoolituse stipendiumid suuremas hulgas siis õpetajakoolituse üliõpilastele. Nii et need on ülemineku eelarve ühed kõige suuremad artiklid. Nii, härra linnapea. Aitäh. Kahtlemata eestikeelsele haridusele üleminek on minu isiklik prioriteet linnapeana, on ka meie linnavalitsuse ja linnavalitsuskoalitsiooni prioriteet. Räägime nüüd sellest tervitamisest ka, et mida mina tervitaks või mida ma tervitanuks. Ma olen ausa ja realistliku vaatega inimene kogu aeg olnud, olen ka täna. Ma tervitanuks seda, kui meil ei oleks olnud möödunud aasta lõpul sellist seisu, et meil on puudu õpetajaid, tugispetsialiste, riik ei ole neid piisavalt ette valmistanud. Et me ei peaks nentima seda, et meil on metoodiline pädevus puudulik. Kahju küll, aga täna on see reaalsus. Tervitanuks seda, kui siis riigi poolt tsentraalselt valmistatuks ette õppematerjale, et Nii, nüüd läks uuesti tööle. Aitäh. Et mida me oleme teinud selle probleemi lahendamiseks? Toon välja 3 suurt sammu. Esiteks, oleme kokku leppinud, ja see on ka linna eelarves kajastatud, täiendav finantseerimine 10,2 miljoni ulatuses eelnimetatud probleemide lahendamiseks. Lisaks õpetajate lisatasu, mis on samuti, ja ka palgatõus, mis on samuti siis uues eelarves, käesoleva aasta eelarves kinnituse leidnud. Selles ettekandes siin on kokku toodud välja 18 punkti tegevusi, toetusmeetmeid käesolevaks aastaks. Mida me käesoleval aastal rakendame? Me rakendame tervikliku järelevalve ja mõõtmise, tulemuste mõõtmise süsteemi. Et kui nendele on siin laua taga midagi lisada, nendele meetmetele näiteks või järelevalves veel täiendavaid ettepanekuid, siis oleme selle
laua ümber selles arutelus koosseisus linnapea, abilinnapea, kes on vastava siis haridusvaldkonna eest vastutav, on Haridusameti, linna Haridusameti juht, on linnapea büroo juht, et kuulame neid kõiki tähelepanelikult. Aga tänane olukord on see, et lähtume reaalsusest, lähtume sellest, missugune on meie stardipositsioon ja kui lisaks ütleme sellisele poliitilisele soovmõtlemisele on olemas ka reaalseid tõsiselt võetavaid nõuandeid, soovitusi, siis me oleme seda kõik kuulamas. Aitäh! Nii, siin on nüüd siis, ma ei tea, kas tekst repliigid või tähendused on, ja siis on härra Allase küsimus on härra Kante ja vabandust, proua Riisalo ja siis härra Allas ja siis on, aga vahepeal siis me võtaksime härra Kante ja proua Karu repliigid, ma saan aru. Aitäh! Aitäh selle võimaluse eest. Ma võin kinnitada, et 3. kooliastmes eestikeelse aineõpetuse maht suureneb. Iga kool saab ise otsustada vastavalt sellele, milline personal on tagatud koolides, siis nad suurendavad jõumööda seda mahtu ja Tallinna linn kindlasti toetab täiendavalt veel eesti keele õppe toetamiseks, eraldades raha selleks. Aga jah, kõige suurem komistuskivi on eestikeelsed tugispetsialistid, keda ei ole. Nii et seda on vaja üheskoos riigiga siis lahendada. Aitäh! Nii, proua Karu. Jah, aitäh. Et lugupeetud komisjon ja lugupeetud linnapea, et me kindlasti ei tahaks jätta siin riigi poolt sellist muljet, et riik ei ole kuidagi üleminekut hästi toetanud, aga kindlasti ma tahaksin tänada Tallinna linna selle koostöö eest, mis on riigiga tehtud ja Tallinna linn on eeskujuks kõikidele teistele omavalitsustele nende algatuste eest, mis linn on ette võtnud. Lihtsalt tahaksin siin tuua mõned näited sellest, et kui me rääkisime õpetajate keeleõppest, et kas õpetajad saavad ja abiõpetajad piisavalt keelt õppida ja oma keeleoskust parandada, jah, saavad kuni 29. aastani on õpetajatele tasuta keeleõppekursused riigi poolt läbi Keelesammu programmi, mis on Euroopa Sotsiaalfondi programm, kättesaadavad ja olenemata sellest, kas õpetaja on saanud siis tasemetunnistuse kätte ja omab seda taset, saavad nad ikkagi oma keelt erinevatel keelekursustel harjutada. Metoodilisi materjale on riik samuti koostanud, sealhulgas koostöös Tallinna linnaga valmisid eelmine aasta 4 suurt metoodilist materjali, ajalugu, matemaatika ja loodusõpetus siis riigi poolt, kirjanduse juhendmaterjal Tallinna linna poolt ja see töö jätkub järgmise aasta sügiseks on 6. klasside materjalid ka olemas, samuti koostöös Tallinna linnaga, nii et materjale me koostame küll, aga ma tahan tuua siia ühe näite, et nende samade juhendmaterjalide tutvustamine Ida-Virumaal Jõhvis näitas seda, et saalis oli vaid 12 õpetajat. Vastupidi, Tallinnas ja Narvas oli saal õpetajaid täis ja oli osalejaid üle 50. Nii et paraku see ei ole alati nii, et me teeme materjale ja loodame, et õpetajad võtavad need kasutusele ja tunnevad nende vastu huvi, siis Jõhvi näide piirkonnas näitas, et seda huvi paraku nende materjalide vastu ei olnud õpetajatel. Aga me ei jäta oma jonni ja tutvustame neid jätkuvalt ikkagi edasi, sest materjalid on ülihead ja kirjanduse materjali absoluutselt Tallinna linna poolt armastatakse. Siis tugispetsialiste ja õpetajaid ülemineku raames on 3 viimast aastat koolitatud välja üle 400 lisaõppekoha nagu täitmisega, mis tähendab seda, et 3 aasta jooksul on lisaks riiklikule tellimusele juurde tulnud 1300 uut tulevast pedagoogi ja nende hulgas on siis tugispetsialistid ka. Küsimus on selles, kuidas nad jõuaksid koolidesse peale selle, kui nad lõpetavad ja seda me hetkel arutame ja ma olen Andreiga hästi nõus, et seda me peaksime koos arutama ka lisaks sellele.
Seiret me teeme oma tegevuste üle. Tõesti sai nimetatud, et oleme tööle võtnud ka ülemineku seire juhtivanalüütiku, kes hakkab tegema ka koolipõhist seiret, aga jällegi komisjonile siis teadmiseks, et kui me oleme ülemineku õppeasutustega rääkinud õppekvaliteedi seiramisest, siis kõige sellised markantsemad repliigid õppeasutustelt on, et jah, me oleme neid värvilisi tulpasid näinud küll. Aga mitte keegi, kes neid värvilisi tulpasid on näinud igal aastal, ei lähe sinna tulpade taha ega ei vaata, mida päriselt õppeasutuses teha saab selleks, et seda õppekvaliteedi tõsta. Meil on väga häid näiteid koolidest, kes teevad seda, aga kahjuks on päris suur hulk koole, kes lihtsalt vaatavad neid värvilisi tulpasid ja tegelikult koolipõhiselt seda läbi ei analüüsi ja see on kooli juhtkonna töö. Nii et ka meie toetame üleminekut päris suurte rahasummadega, lisaks siis sellele ülemineku eelarvele on see ESF-i programm 46 miljonit, kus siis suurem osa läheb just nimelt metoodilisele toetamisele, keeleõppele. Aitäh! Nüüd proua Riisalo. Ja ma, vabandust, palun natuke kannatlikkust, et ma võib-olla teen pikema sissejuhatuse. No mitte kellelgi meil ei ole illusiooni, et eestikeelsele õppele üleminek oleks lihtne. Et selge on see, et on väljakutsete rohke. Ja lisaks sellele, et siin oli juttu julgeoleku tagamisest, siis ka siseturvalisus ja ka inimeste toimetulek. Et tegelikult haridus on see baas, mis me kõikide statistikate ja analüüside järgi teame, annab siis inimesele terveks ülejäänud elukaareks selle stardipositsiooni, et tulla toime või siis mitte toime tulla. Ja ühtlasi me teame ka seda, kust eestikeelsele õppele üleminek tuld tiibadesse sai. Lisaks sellele põhimõttele ja põhiseadusele me ju nägime, et venekeelsed noored, eriti Ida-Viru piirkonnast, pigem liikusid Eestist välja ja nad olid tööturul vähe atraktiivsed, ei jõudnud kõrgharidusse ja nii edasi. Ehk tegelikult me räägime juba sotsiaalsetest probleemidest. Nüüd 24. aastal 15–24 aastaste töötuse määr oli 19,1%, kui see kuskil 7–8% juures populatsioonis keskmiselt on, mis on tegelikult ülikõrge ja ka vaesuse näitajad noorte hulgas on olnud tõusutrendis. Ehk midagi on süsteemselt kuskil viga, et noored ei jõua tööturule ja ei saa oma eluga hakkama, mis siis omakorda tekitab neid siseturvalisuse küsimusi, vähest atraktiivsust tööturul, kõrgharidusse mittejõudmist ja vaimse tervise probleeme ja lõpuks siis ka enesehävituslikku käitumist, vaimse tervise probleeme, kuritegevust, eks ole. Nüüd tulles selle hariduse juurde tagasi, siis mina arvutan ühte teistpidi ja saan aru nii, et aastal 34 lõpetavad siis gümnaasiumi esmakordselt need noored, kes on kõik seda eesti keeles saanud. Mis tähendab seda, et kuni sinnamaani liigub tööturule ja siis ka potentsiaalselt veel kõrgharidussüsteemi või ka kutseharidusse terve hulk neid noori, kes ei pruugi sinna jõuda või ei püsi seal, ei ole ka atraktiivsed tööturul, toovad kaasa sotsiaalsed probleemid. Need noored on peamiselt Ida-Virumaal ja Tallinnas suuresti. Ja siit on mulle tegelikult küsimus härra linnapeale, et kas te olete neid riske kaardistanud ja millised on teie teadmised võimalike riskide osas, aga ka vastumeetmed, et ennetada, mis siis tähendab väga-väga erinevaid tegevusi noorte toimetuleku parandamisel ja nende toetamisel. Nüüd küsimus härra Rundule oleks mul see, et
Milliseid ettepanekuid ja alternatiivseid strateegiaid olete teie kaalunud ja pakkunud ka linna otsustajatele, poliitikutele, et siiski kiiremini üle minna, kui seadus ette näeb, sest nagu näha, on Ida-Virumaal ka neid omavalitsusi, kus on peetud seda võimalikuks isegi oludes, kus Riigikontroll ütleb, et seal on tugispetsialistide ja õpetajate puudus pigem suurem kui Tallinnas. Ja härra Kantele on mul küsimus, et proua Karu kenasti selgitas, millised on riigipoolsed võimalused olnud selleks, et leida uusi õpetajaid, tugispetsialiste, et neid motiveerida, koolitada, et mis on siis need Tallinna hästi konkreetsed asjad, mida te olete teinud ja ma saan aru, selle 10,2 miljoni eest ka käesoleval aastal plaanite teha. Aitäh! Nii, kompaktsed küsimused, kompaktsed vastused, ma loodan. Nii, härra linnapea, siis oli härra Rundu ja härra Kante, eks ole. Aitäh! No kõigepealt seda, et aktiivse kodanikuna olen ma jälginud juba 91. aastast saati seda, kuidas Eesti Vabariik on taas iseseisev ja meil on aasta-aastalt läinud koolidest siis ellu õpilasi, kes on õppinud vene keeles, ei ole seda teinud eesti keeles, on puuduliku keeleoskusega. Olen ise juhatanud ettevõtteid, kus on olnud tõsised keeleprobleemid, kuhu polegi saanud ühel näitel eestikeelseid töötajaid palgata, sellepärast et see on olnud väga raskendatud, nad ei tuleks toime seal teiste kolleegidega. Ma tean, missugune on see reaalsus, ma tunnetan seda ja olen näinud seda, kuidas tegelikult on sisuliselt 1 või 1,5 inimpõlve meil nii-öelda kaotsi läinud, kuidas aeg on ära raisatud. Nüüd see, mis puudutab eestikeelsele õppele üleminekut täna Tallinna linnas, siis kordan veel kord, et me lähtume seadusest, tegutseme seaduses ette nähtud ajaraamides. Me oleme selleks välja töötanud teatud hulga meetmeid ja viime need igapäevaselt ellu. Nüüd, mis puudutab tempot, nagu siin vahepeal oli üks repliik, siis palun väga, korraks mind juba katkestati. Vaatame korraks seda materjalides seda trendi, seda ajajoont, kus me näeme, missugune tempo on olnud sellel üleminekul. Ma ei nõustu sellega, et see on aeglane või aeglasem. See ei ole aeglasem. See on järjekindel üleminek. Nii, mis puudutas selle pika küsimuse seda osa, mis peaks kätkema siis vastust, et missugused on siis reaktsioonid nendele võimalikele niisugustele sotsiaalsetele probleemidele, siis see ei ole tänase arutelu küsimus siin, see on juba sotsiaalvaldkonna küsimus ja kahtlemata sellised tegevused, sellised meetmed on olemas ja sotsiaalvaldkonnas ei ole jäetud tähelepanuta ei vaimse tervise küsimusi, ei seal toimetuleku küsimusi, need on leidnud lahenduse. Aitäh! Nii, nüüd oli härra Kante vist, härra Rundu, siis härra Kante. Nii, jaa. Eesti keeles on üks imeline vanasõna, tark ei torma. Ja tuginedes heade kolleegide juba erinevad nii Riigikontrolli lähtepunktile, mida tutvustati juba 22. aastal, kus toodi välja, et õpetajaid on vähe. Me oleme täna ka juhtinud tähelepanu, et eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge, psühholooge, kõiki neid, kes toetavad õpilasi. Siis Tallinna fookus on olnud kvaliteedil. See on see teema, millele juhtisid tähelepanu nii kolleegid ministeeriumist, Riigikontroll, härra Tomus. Me oleme sihtinud kõik oma meetmed, mida ma teile ka tutvustasin, just sellele, et igas asutuses väga täpselt sihtida ja toetada ülemineku kvaliteeti. Tahaksin ära markeerida ka seda, et Tallinna ei kvalifitseerinud
ei kvalifitseerunud vastupidiselt Ida-Virumaa õpetajate palgameetmele. Ehk siis need kaks piirkonda ei ole selles kontekstis ka võrreldavad. Ja nagu ma ka mainisin, siis küsimus on ka, millise hinnaga see tormakus võiks siis tulemus olla. Juba rääkisin õpilaste ja kooliperede vaimse tervise olukorrast. Tõin välja ka selle, et meie oleme võtnud sihiks monitoorida edasimineku akadeemilist kvaliteeti ja seda me teeme ka jätkuvalt. Ja nii nagu ministeeriumi kolleegid, nii nagu meie linnapea ja abilinnapea on välja toonud, me läheme selles tempos, aga meie lähtepunkt on siiski asutuse põhiselt toetada ülemineku kvaliteeti. Aitäh! Nii, ja härra Kante. Ja Kaarel Rundu sõnade jätkuks ütlen ka seda, et me suurendame ka seda järelevalvevõimetust. Ja natukene täiendaksin ka seda, et Tallinna linn on aastate vältel teinud väga head tööd NEET-noortega selleks, et neid sotsialiseerida, selleks, et neid suunata haridusse tagasi. Ja selleks meil on suurepärased mobiilsed noorsootöötajad, kes teemaga tegelevad. Ja nüüd on meil suur ühine väljakutse seoses sellega, et õpikohustus on pikenenud, leida need toimivad võimalused selleks, et neid noori suunata ja tehagi seda vigade parandust kaasa arvatud keeleõppe osas. Nüüd küsimuse sisu, mis puudutab õpetajate järelkasvu ja õpetajate motiveerimist. Teatavasti eelmine linnavalitsus on deklareerinud seda Tallinna poolset palgatõusu. Praegune linnavalitsus on leidnud ka vastavad vahendid, see on rohkem kui 10 miljonit eurot aastas. Lisaks sellele meil on ülemineku palga diferentseerimisfond ja keskne värbamistugi. Ja ma usun, et kõik need meetmed ja osapoolte koostöö on meid edasi viiv ja kindlasti me saame juba õige varsti rääkida sellest, et ka 3. kooliastmes meil eestikeelne aineõpetus on kvaliteetne ja ikkagi kasvutrendis. Aga hetkeseisuga ma usun, et seaduses ette nähtud tempo on igati adekvaatne just nimelt Tallinna jaoks. Me liigume selliselt edasi ja motiveerime koole 3. kooliastmes ja ka gümnaasiumis eestikeelse aineõpetuse mahtu suurendada. Aitäh! Ja, härra Allas. Aitäh! Minu küsimus on härra linnapeale, et kuidas siis vältida olukorda, et meil ei tekiks siis ülemineku lõpuks eestikeelseid koole siis eestlastele ja eestikeelseid koole venelastele, nagu see praegu kipub minema ja kas nii peakski olema või siiski peaks siiks olema, et eestikeelsed ja venekeelsed lapsed õpivad koos? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et ühel hetkel saabub aeg, kus ei ole vajalik sellise vahe tegemist, et mis kool on mis kool olnud. Need ühtlustuvad ja see on pigem selline ülemineku ja ülemineku järgse aja küsimus. Et siis sellist vahetegemist või kunstlikku vahetegemist, ma arvan, et me ei pea isegi vajalikuks teha. Aga veel kord selle kohta, tempo kohta, et ma ei nõustu sellega, et me oleme tempot aeglustanud, kui me vaatame kas või seda sama graafikut, kus ma esitasin seda üleminekut slaidil ka vastupidi, hoopis Reformierakonna osalusel linnavalitsus on tegelikult leppinud aeglase tempoga. Vaatame siit sellelt graafikult, missugused on ülemineku numbrid. 2024-2025 aastal 566 klassi, 2025-2026 aastal 426 klassi ja nüüd 2026-2027 aastal 273 klassi. See ei ole aeglustuv tempo ja see ei ole ka sama tempo.
aitäh! Aitäh, ka kaks nüüd repliiki, see on küsimus, kuna siin Signe võttis ka sõna, eks ole, mõttekäiguga juhatus sisse. Ma saan aru seda poliitilist intentsiooni, mida siin püütakse kehtestada, et 22. aastast. Aga mulle meenusid ka 2022. aasta koalitsiooni läbirääkimised, kus Isamaa selle reformikava esitas. Sotsiaaldemokraadid olid sellele vastu, me leidsime kokkuleppe, mis oli siis täielik üleminek taastuvenergeetikale, 100% oli see lõpuks diili objekt. Ja Reformierakonna positsioon oli, nad on rahul ühe ja teise variandiga, peas, et valitsus kokku saab. Ja siis oli meil kaks tingimust. Meil oli kaks tingimust, et me rahakava ei muuda. Me võtsime selle 22. aasta lõpus vastu parlamendis. Nüüd tuleb välja, et mitukümmend miljonit eurot on nii-öelda raha kasutamata jäänud, seda riigi raha. Millisteks riigi tegevusteks seda kasutati, ma ei tea, aga see on see küsimus, kus siis hiljem seda rahasummasid on 2 aastal vähendatud. Nüüd teine küsimus on, jutt oli, et ühtegi erandit seaduses tehtud määrale ei ole. Michali valitsuse esimene päev, kui oli esimene istung, tehti tegelikult õpetajate haridusnõudele, neid leevendati. Anti see signaal, et reform on tagasi pööratav. 25. aasta kohalike valimiste eest, mis ka Tallinnas puutusid, küsimus ei olnud mitte selles, et kas me kiirendame seda omavalitsuse mandaadiga, vaid tegelikult rida erakondi seadis kahtluse alla selle, kas ennekõike 4. klassi üleminekul see reform on õnnestunud. Ametis olev haridusminister teatas, et oleks tal jõudu parlamendis, ta pööraks selle tagasi. Seda tegi ka toonane linnapea, ütles, et see ei olnud 4. klasside puhul õnnestunud. Et see on praegune olukord. Täna väita nüüd seda, et see kuidagi tähendab praegu seaduse loogikas jätkamine, kui täiendavat raha sinna on omavalitsus pannud, ja ma loodan, et ka riigil on seda võimekust ja järgmise ka Euroopa Liidu struktuurvahendite puhul, siis tegelikkuses see on nii-öelda intensiivsem üleminek sisulise kvaliteedi mõttes. Ja olukord, mis on loomulikult, mida me peame silmas pidama, on see asjaolu, et meil ei teki olukorda, kus nii-öelda segakoolis või hoopis eesti emakeelega lapsed avastavad ennast, et nemad on mingisuguses koolis hoopis selles vähemuses. Seda olukorda tuleb tegelikult, see on ka probleem, mida tuleb silmas pidada. Ja olukord on täiendav, millele ma juhin tähelepanu, et siin kõneletakse praegu see, mis puudutab tuhandete uussisserändajate planeerimist praegu Tallinna regiooni või muudesse Eesti, siis ütleme suurema tööstuspotentsiaaliga piirkondadesse. See tegelikkuses seisab meil ees niisuguse pommina, mida tegelikkuses ei ole, mille puhul on juhtinud see analüüs tähelepanu, mis valitsuse poolt on koostatud, et tegemist on keskmise negatiivse riskiga Eestile. Nüüd minu küsimus on, kui ma vaatan praegu neid elemente, on proua Karule, on, et kas see 24. aasta suvel keelenõuete leevendamine või reformi selles osas ajaliselt tagasiastumine, kas see tagasi vaadates oli põhjendatud sisuliselt? Ja teiseks, et kui palju siis praeguses olukorras on, kui me räägime rahast, mis on eraldatud eestikeelsele haridusele, siis kui palju on omavalitsused täiendavalt raha ka taodelnud, kuidas tekkis olukord, et raha jäi järgi, ja milliseid meetmeid te olete maha võtnud siis ka, et ma küsin konkreetselt, et kas see oli põhjendatud, et maha võtta ka üüritoetuse meede, mis oli enne kõik Ida-Virumaale mõeldud. Proua Karu. Aitäh selle küsimuse eest. Paraku see küsimus liigub aega, kui mina ei olnud veel nende otsuste tegemiste juures ja ei tea neid kaalutlusi, miks need otsused tehti. Küll aga võib öelda, et täna ju üleminek liigub selles graafikus, nagu ta liigub, õpetajate keelenõuded on eesmärgi täitnud, meil on õppeasutustes üle 90%, erinevalt siis lasteaedades ja koolides 98-97% keelenõuetele vastavad pedagoogid, mis tõttu ma ei näe, et me praegu peaksime siis hindama tagasi seda 24. aasta otsust, et täna oleme me ju seal, kus meil on
eesti keelt kõnelevad pedagoogid klassiruumis. Jah, tõsi, ma saan Ilmariga olla siin natukene ka nõus, et võib-olla alati see keeleoskus ei ole see, mida me eeldame, et C1 tasemel keeleoskaja peaks siis demonstreerima, aga keeleoskus ongi ju ajas arenev, ehk siis mida rohkem õpetajad kasutavad keelt klassiruumis ja ka muus ühiskondlikus elus, et seda paremaks ju keeleoskus ka läheb. Ja eelarve kohta siis sama kommentaar siinkohal, et nende eelarvenumbrite juures mina olnud ei ole. Täna on eelarve seis selline, et ülemineku eelarve on pingeline. Me vaatame väga täpselt, millistele tegevustele kulub raha, kuhu see raha kulub ja tõepoolest selle tabeliga Riigikontrollile esitame aprilli lõpuks, kuhu on siis ülemineku raha aastate lõikes kulunud ja miks see on võtnud nii palju aega, on olnud just seetõttu, et meil on tulnud tagasi vaadata nendesse aastatesse, kus keegi meist ei olnud selle eelarve tegemise ja kasutamise juures. Ehk siis me kaevame tagasi ajalukku selleks, et need numbrid siis korrektseks saada sinna tabelisse. Aga tahtsin veel öelda selle ülemineku tempo kohta nii palju, et olen hästi nõus Kaarel Runduga, et see ülemineku tempo on läbikaalutletud ja õigustab ennast täielikult sellisel viisil, nagu praegu see planeering on, et selle ülemineku keskmes on laps, kes õpib õppeasutuses, tema keeleoskus ja tema ainealased teadmised, mis tähendab seda, et kui me kiirustame 3. kooliastme eestikeelse õppega, siis võib juhtuda, et osades õppeasutustes võib see lapse kahjuks hakata töötama. Pigem me peaksime 3. kooliastmes, nii nagu ka Tallinn siin tõi näiteid, suurendama eestikeelse õppe mahtu järk-järgult selleks, et parandada nende õpilaste keeleoskust. Kuid need õpilased on 6 aastat õppinud vene keeles, mis tähendab seda, et eesti keele oskus ei ole neil väga hea. Omavalitsused, kes on teinud need otsused ära, et 3. kooliaste peaks olema eestikeelne, näevad täna päris suurt vaeva ja see on täiendav väljakutse neile, aga iga õppeasutus ja iga omavalitsus tunneb oma koole kõige paremini ja kui see otsus tehakse, ju see siis on omavalitsuse seisukohalt kaalutletud. Aga hetkel on tõepoolest see planeering olnud selline, et läksime üle 1. ja 4. liigume gradatsioonis edasi ja tuleb ka siis 3. kooliastme aeg kätte ühel hetkel. Aitäh! Nii, härra Vaga. Ja esiteks tänaksin väga Tallinna Veenõukogu liiget Urmas Reinsalut selle Hariba siis poliitajalootunni eest. Aga küsimus oleks mul Tallinna linnapea Peeter Raudsepale, et haridusspetsialist Hendrik Augur on ka tegelikult öelnud, et see siis Tallinna planeeritav üleminek eestikeelsele haridusele on selline mugavustempo, et kuidas te kommenteerite selle mugavus nii-öelda tempo, et te teete mugavat üleminekut Tallinnas. Ja Hendrik Augur tunneb Tallinna süsteemi, olles pikaaegne koolidirektor Tallinnas. Et täpselt, et kui Hendrik Augur on kindlasti, ma arvan, meist kõige suurem haridusspetsialist ja kui tema viitab, et see on mugav, et kuidas te sellele siis vastaksite. Ja siis viitasite ka, et täiendav finantsmeede on siis Tallinna poolt on 10,2 miljonit, aga HTM ütles, et Tallinnale läheb riigi toetust eestikeelse hariduse ülemineku jaoks 5,2 miljonit, et kas see riigi toetus on selle 10,2 miljonis sees või kus see, või see on nii-öelda topina selle juures? Jah. Kas seda saate täpsustada? Jah, härra Lilla. Aitäh, kõigepealt teeme selle aritmeetilise tehte ära, see on 10,2 pluss 5 miljonit, see ei ole seal sees, need on 2 eraldiseisvat asja ja need liituvad. Seda esiteks. Teiseks, mina oma töös ja hinnangutes lähtun
oma kolleegide hinnangutest, arvamustest, kes ka reaalselt vastutavad tulemuse eest, kellele see ülesanne on seatud. Ja seetõttu ei pea vajalikuks siin kommenteerida seda, et mida ma arvan Hendrik Aguri hinnangutest. Tal on kindlasti sellealane teadmine olemas, aga siin on üks väike erinev asi. Nimelt, minu kolleegidel on olemas ka vastutus ülemineku ees. Aitäh! Nii, proua Riisalol oli vist kas küsimus või replik või ma eksin? Ja, et mul on tunne, et tegelikult härra linnapea mu esimesest küsimusest talle päris lõpuni aru ei saanud, aga mul on hea meel, et härra Kante seda hiljem täiendas ja tõi sisse NEET-noorte teema. Et minu küsimus ei ole sellest, kas riigi poolt ette nähtud toimetuleku toetust makstakse ja ma olen ka hiljutine linnavolikogu liige, tean ka Tallinna eelarvet, kus tõepoolest läheb päris suur ressurss lastega perede ja eakate toetamisse, aga küsimus jätkuvalt noortest ja nende nagu elu alustamisest. Et siin on küsimused noorsootööst, karjääri nõustamisest, seesama need noorte tegevused, mis on ju ka riigi poolt päris hea infotehnoloogiline lahendus leitud, et linn saab informatsiooni või omavalitsused kõik nendest noortest, kes ei tööta, ei õpi ja ei ole ka parasjagu vanemapuhkusel, et ikkagi ma arvan, et planeerides linnaelu ja seda korraldades ja seda aastateks ette, tuleb teada, missugused potentsiaalsed haavatavad grupid on vähenemas, suurenemas, juurde tekkimas. Ja seetõttu ma siis küsin teistpidi, et kas linn on planeerinud ja kaalunud, et millised täiendavad kulutused perspektiivis võivad tulla just nende noorte arvelt, kellel siis ei ole piisavat ettevalmistust. Üks asi on see keele pool, eesti keele pool, aga teine ka see, et eesti keele puudumine pärsib kutsehariduse omandamist ja nii edasi ja nii edasi. See on minu küsimus. Aitäh küsimuse eest. Kuulasin tähelepanelikult teie mõlemat pikka küsimust ja mõttekäiku ja teen sellise järelduse, et te viitate noorte kõrgele tööpuudusele. Jah, see on probleem. Me oleme tõepoolest Eestis sellega Euroopa esirinnas. Aga selle seostamine nüüd eestikeelsele õppele üleminekuga või õigemini sellele, et sellele ei ole veel päriselt üle mindud, tundub mulle natukene loominguline, sellepärast, et mitte öelda palju loominguline. Sellepärast, et te teete siis justkui eelduse, nagu oleksid tööpuudus või tööpuuduses siis ainult need Eesti noored, kes ei oska eesti keelt. See pole kaugeltki nii. Ja ma arvan niiviisi, et ega siis noorte tööpuuduse probleeme, juurprobleeme tuleb otsida ikkagi teie juhitud valitsuse majanduse ja maksupoliitikas. Asi on ju selles, et te olete aastate jooksul langevat majandust täiendavate maksudega ja kõrgemate maksutariifidega maksustanud, mis on meie rahvusvahelise konkurentsipositsiooni nõrgendanud, see on viinud meie majandusnäitajad oluliselt allapoole meie naabrite oma, ma möönan, keerulises olukorras. Seal on need juurpõhjused, mitte selles, et Tallinnas on nüüd, ma ei tea, 10 klassi rohkem või vähem üle läinud ühel aastal eestikeelsele õppele. See ei ole probleem. Probleemid on majanduses, kui me räägime noorte tööpuudusest. Aitäh! Repliigi lause, ma saan proua Riisalole, siis mõtlen, siis on härra Rundu, ütleb oma repliigi, siis ütleb mina võtan koos kokku, mis nii korrektne aega vaatas. Nii, vabandust, see võidi küll läks. Ma väga vabandan, ma ei ole mitte kordagi toonud ühegi partei poliitilist teemat sisse. Ma olen rääkinud sisulisest probleemist ja selle taga on ka varasem statistika, miks üks hea põhjus eesti keele oskuse andmine vene emakeelega noortele oli just nimelt nende madalam toimetulek
ja konkurentsivõime Eesti ühiskonnas. Lisaks Ida-Virust pärit noortele, aga mitte ainult, oli ka suur probleem riigist lahkumise soov, mis ka realiseerus, ja kindlasti piirkonnast väljakolimise soov, mida me näeme tegelikult praegu Ida-Virumaa piirkonnas väga hästi elanike arvu vähenemisega. Et selles mõttes mulle on alati meeldinud jääda sisuliseks ja mitte tuua parteipoliitikat siia mängu, mis on teie erakond teinud ja mis on nagu majandus. Ma räägin noortest ja nende noorte päris probleemidest ja küsin, et kas Tallinna linn on teadvustanud, et nendel noortel on riskid kõrgemad ja kas ta on mõelnud, millised on need lahendused, aga ma ei oota enam vastust. Nii, härra Rundu on kohtunikuks selles arutelus. Ma väga tänan, ma siiski täiendan austatud linnapea vastust ja ütlen, et Tallinna linn tegelikult on väga teadvustanud seda küsimust ja seda ka finantsi aspektist, et meil on Tallinna rakenduslik kolledž, mis keskendub ja pakub juba täiendavat eesti keele õpet õpilastele, kellel puudub õppeks vajalik B1 keeletase. See tähendab eestikeelse lisaõppetunde kutseõppe õppijale nii teisel kui ka 3. kursusel. See tähendab, et nad saavad keskmiselt 4 tundi nädalas rohkem ja mitte ainult need õppijad, vaid ka haridusliku erivajadusega õppijad, kelle osas ja tuleviku väljavaateid õppekohustuse osas ühest küljest on see positiivne trend karjäärivaliku perspektiivist, aga teisest küljest on murekoht, mida kindlasti tuleb teadvustada. Ja Tallinna rakenduslik kolledž on Tallinnas kandmas seda vastutust ja rolli, et toetada neid õppijaid, et nad saaksid edasi areneda ja leida oma eriala. Aitäh! Ma olen väga tänulik teile, härra Rundu. Suur aitäh! Näete, kui venelikult tõelikult me nüüd võtamegi selle teema kokku. Aitäh kõigile osalistele. Komisjon on ära kuulanud tegelikult need teemaringi omavalitsuse pinnalt, riigi pinnalt ja minu arusaama järgi nii nagu Tallinnas eelmise koalitsiooni ajal, selle koalitsiooni ajal, kuid tõsi küll suuremate rahalise panustamisega ja keeleõppe võimaldamisega, see üleminek jätkub. Ja tõsi, meil seisab ees, mulle tundub komisjoni arutelus tuvastasime välja, uus täiendav risk, mis puudutab siis neid tuhandeid uussisserändajaid, mis seisavad ees ja nägemus selle kohta, et ütleme siis keelt mitte oskavad Bolti kullerid, ütleme, on siis noortele tuleviku nägemus, kellel ei ole ka sotsiaalseid töötagatisi, nagu praegu valitsus nagu seda püüab kuidagi disainida. Ega see ei ole ka perspektiiv noorele põlvkonnale, ma ütlen avameelselt. Aga sellega ma ühisel meelel ja ühisel arusaamal, millel me jõudsime, paneksingi punkti ja aitäh, sellega on koosolek läbi.